Kliinik toob meieni järjekordse eduloo. Täna räägib meile oma kogemusest üks särav Saaremaa neiu. Tänud, et meie saatesse tulid ja jagad oma kogemuslugu. Kuidas see mõte sul tuli, et minna hambaid korrigeerima ja just Türki? Tere! Mul on äärmiselt hea meel olla vahelduseks saare peal ka nautida seda linnamelu. Ja kui ma nüüd ausalt ütlen, siis ega tegelikult oligi mu tunded nende hammastega alati nagu kahetised, et mul otseselt ei olnud seda probleemi, et mul hambad oleks nagu katki või halvas olukorras, aga peamine probleem oli mul sellega, et mul hamba ülemine ja alumine rida oli väga puseriti, hambad katsid üksteist. Ja miks ma otsustasin minna Türki, oligi võib-olla ikkagi see, et täna Eestis on see rahaline osa ikkagi, mis hakkab mängima rolli. Et mina lasin endale panna siis 28 tsirkooniumkrooni ja Eestis oleks töömaksumus olnud siin kusagil ikkagi 15-20 000 kanti. Türgis siis minu hammaste hinnapakkumine oli 6550 eurot ja see 6550 eurot ei sisalda siis mitte ainult seda 28 tsirkooniumkrooni, vaid see sisaldab ka seda, et mina ööbisin 5 tärni hotellis, kõik need 8 ööd kokku siis. Lisaks see transferid kliiniku ja hotelli vahel. Aga miks sa valisid just Biomee kliiniku oma kontrollkliinikuks? Kindel põhjus, miks ma selle Biomee kliiniku siis valisin, oligi see, et ma olin tegelikult teinud Biomeesse juba hinnapakkumise ära, aga ma nagu ootasin ikkagi, et läheks ometi keegi, keda sa nagu tunned ja tead. Ja ma nägin, et Buduaari Kaidi käis seal ja ma mõtlesin selle peale, et Kaidi on täna ikkagi Eesti ilumaailmas tuntud nimi ja Kaidi käis omale paigaldamas just täpselt 28 tsirkooniumkrooni sellesama Biomee kliiniku kaudu Türgis. Ja siis mina leidsin sealt selle kindluse, et nüüd ma võin minna, et Kaidi oli ära käinud ja Kaidi jagas nagu oma vahetuid muljeid ja me suhtlesime Kaidiga ka nagu pikalt telefoni teel, et ma ei uskunud nagu ainult seda pilti isegi seal, et mul oli vaja ikkagi ka nagu reaalselt seda tõestust saada, et mis see arvamus sellest kõigest oli. Kui pikk sinu reis siis Istanbuli oli ja mismoodi sa jäid rahule selle kliiniku teenindusega? Minu reis siis kestis niimoodi, et 2 päeva tuleb siis arvestada sellega, et need mõlemad päevad nii-öelda lendad sinna ja lahkumise päeval, et 2 nendel päeval siis minul nagu reaalselt kohapealse kliinikuga kohtumist ei olnud ja siis ka sellel ühel pühapäeval, et siis sain lihtsalt nautida seda Istanbuli melu ja käisin shoppamas ja vaatasin Bosporuse väina ja et hästi niisugust kohapealset melu oli ka väga mõnus nautida. Aga koha peal oli niimoodi, et tegelikult kõik see vestlus käib läbi WhatsAppi ikkagi, et need kellaajad arstidega kohtumiseks saadetakse hiljemalt siis eelmisel õhtul läbi WhatsAppi, siis enam-vähem teadsin selle järgi ennast nagu valmis panna ja oodata seda transfeeri. Seal on selline pingevaba õhkkond, mis näitab ka seda, et see kroonide paigaldus on nendele nagu igapäevane töö, et see ei ole niimoodi, et ainult mingi paar korda aastas teeme see hästi suke närviv ja pingeline ja nad kõik värisevad see, et mismoodi ja kuidas. Et tegelikult see nagu näitab, et see on nende iga päev, mida nad seal teevad ja nad on oma ala professionaalid nii-öelda. Minul seal jah, nagu ma ka ütlesin, on tõlk kogu aeg koha peal inglise keelega, minul nagu probleeme ei ole. Aga kui tõesti kellegil on see, et ei saa nagu väga inglise keelest aru või nagu kahtleb oma võimetes, siis kohal on ka Biomee esindaja, kliiniku esindaja Jana, kes siis aitab nii nõu kui jõuga ja türklastega suheldes, et tema oli ka viibis üsna palju seal nagu kliinikus koha peal ja kindlasti, kui ta teab, et tuleb temale klient, kes ei valda nagu teatud määral nagu inglise keelt, et siis kindlasti nagu Jana pakub selle välja, et ta tuleb sinna kliinikusse koha peale appi. No lõppkokkuvõttes, kas sa soovitaksid seda teenust siis ka oma sõpradele ja tuttavatele? Mina oma kogemuse põhjal puhtalt soovitan Biomeed sellepärast, et mina sain nii selle kohapealse kliiniku kaudu väga hea teeninduse kui ka suhtlus Janaga oli väga kiire ja hästi korrektne. Ta vastas kõikidele küsimustele väga kiiresti. Lisaks ta kogu aeg muretses ja helistas, kuidas mul seal läheb, sest esimese päeva Istanbulis ma sõitsin üksi ja viibisin seal üksi.
kui täna veel keegi kahtleb, kas minna ja mitte minna, siis mina soovitan ikkagi kiiremas korras ära käia, sest tegelikult Türgis on ka need hinnad päev-päevalt järjest tõusevad ja praegu veel täna saab sellise hinnaga omal nagu suu korda, mis on tegelikult hügieeni ja tervise mõistes ikkagi väga oluline. Ja mis peamine, saab ilusa naeratuse. Kirjutage juba täna, Jaana vastab väga kiiresti ja meie kliinik ootab teid Türgis.